praegu just avastasin, et nii huvitav jääb selle sama tekstureeritud niidiga, et ma natukene lasen, siis kohe näete. Nii, kas on näha, et tihti on niimoodi, see äär on juba iseenesest nii ilus, et näete, siia mingit teist kihti veel üldse ei ole vaja lastagi. Et aitab täitsa ühest kihist, et noh, loodan, et jääb siia video peale ikkagi hästi paistma, et ta on juba iseenesest nii ilus. Ja näete, meil oli see nõelaniit, üks oli helesinine, paistab siit, aga te saate jälle panna siis selle sama pitsi värvi, et siis ei jää nagu midagi näha. Või vastupidi, kui tahate kontrasti, et võite veel kontrastsema võtta. Aga tõesti, et ükskõik mis niidid teil on, et ikkagi see õmblus jääb nagu, nii ilus. Kulli pärast võiks proovida, aga milline ta jääb, kui 2 kihti teha? Proovime, et laseks lihtsalt ühe kihi veel, et mis siis saab nagu. Nii. Üritame nõela lähedale ja jälle niiviisi, et nõel peab kindlasti meie seda pitsi haarama. No vaata, mis välja tuleb. Nii, vaatame nüüd. Noh, et hästi, et kuna see niit on nii paks, siis see nii jäme niit on nagu, siis see pits on selline hästi-hästi tugev ja hoiab vormi. Et peaaegu nagu oleks tärgeldatud, et tõesti nii tugev. Ja näete, et kuidas ta siis, kuidas ta jääb, aga see kõik oleneb. Aga mul ei ole praegu diferentsiaal isegi põhjas. See tähendab, et kui ma diferentsiaali oleks veel põhja pannud ehk kõige alla, siis ta logiks nagu isegi veel rohkem. Et jah, mõlemad, praegu kui nüüd võrrelda, siis isegi see üherealine pits praegu meeldib rohkem, et selline väike ja armas.